Jou, ikka veel kehalas, ikka veel hooaja viimane siuke testipäev ja üks sõber tuli veel siia. Seega nüüd teie ees Jako Pino Supra MK4. See on siis Jako Supra MK4. Jako ütles juba, et auto on väga must ja värki, sellepärast neil eile olid võistlused Lätis ja siis kogu see sõit edasi-tagasi Viljandisse, siis siia Kehalasse, et see auto on normaalselt määrdnud, aga pole hullu. Tähtis on ju see ikkagi, mis on siin all ja kuidas see auto üldse välja näeb ja see legendaarsus. Ühesõnaga, Supra MK4. Fun fact, see on tehase, manuaal ja turbokas. Küll aga RHD. Ehk siis see kere on a lot of money. Välimuse osas on meil siin Fiberwolfi full kit, esistange on puudu praegu, siis uksed on meil samamoodi plastik, tagatiivad laiad, luuk. Esimene kapott on mingisugune siuke Jaapani carbon / glaasfiiber, et see näeb äge välja, aga see kaalub jõhkralt palju. Ja olemegi taha jõudnud. Ja hakkame vaatama, mis siin taga siis sees on. Taga on meil siis radikas, suur Griffini toode. Siin on 2 suurt ventilaatorit. Siis kütusepaak on siis Pino Customs nii-öelda, seal sees on chassipaak. Siin nad on teinud igasugused vaheseinad ja ka siis vahepaagi nagu sinna sisse. Kütusepumpadeks on 2 Hellcati pumpa ja rohkem polegi. Taga on meil veel siis silla osas on meil kõik on VF-i kaikad, käänakud VF-i omad, siis meil on VF-i poolteljed, siin on Wintersi differ ja koilid on Feeli omad ja laias pildis taga ongi kõik ülekanded, kui ma õigesti mäletan 3.6-4.1. Siin on praegu hea vaadata, et siin on siis tulekustutussüsteem ja siin on veel üks hoidik, kus käib meil nitroballoon. Aga nitrot ta hetkel ei kasuta, sest antiläägiga on see vähe keeruline, et seda ei saa nagu... Ühesõnaga, antiläägi kasutatud, siis ei saa nitrot kasutada. Taga ongi nii simpel nagu ta on. Ongi lähme kapoti alla või? Siin ma võib-olla väsin vahepeal ära, sest tõesti see kapott on raske, aga me saame hakkama. Veel lisaks väljad 59 Northwheelsid ees ja taga. Ees tal on Extreme'id ja taga on 265 Westlake tavaliselt. Talle meeldib Westlake rohkem kui Extreme. Nüüd, kapoti all on päris õige mootor. See on meil siis 2JZ GTE. Altpoolt hakkame tulema. Meil on siin märkkarter, kus on ainult siis Tomei vaheplaadid sees. Ventwell on originaal. Vända otsas siin on kena atitämper. Ülespoole tulles, või tegelikult mitte Ventwellist, mitte väga palju üles tulles, on meil siis pillet raamipakud. Kõrgemale tulles PPM-i kepsud ja JE kolvid, survaste 9.0. Siis on siin OE kaanetihend, OE 2Z oma on meil plekist, arpitikud, plokigaas on õrnalt üle käidud ja vahetatud on, klapid on näiteks originaalid, aga vahetatud on klapivedrud ja taldrikud. Nukkvõllid on meil, üks on HKS-i oma ja teine on PC oma, aga nüüd ma täpselt ei tea, kumb oli kumb, vahet pole. Nukkarattad samamoodi regulitavad. Nagu näha, siin ei ole seda VVT-d, et kogu aeg on sama see värk. Fun fact, roolivõimupump oli meil Volvo toodang ja siis ta saab, siin saab timmeriga, siin all on timmer, sellega ta saab tegelikult timmida, kui raske see rool on või mis see täpsemalt teeb. Kuma poole peal on meil siis Jako enda tehtud kollektor, siin otsas turbosüsteemsi HTX 40. Siis on meil veel turbosüsteemsi 60 milli wastegate. Summuti on 4 tolli, läheb üle 3,5. Eespool siis 3-tolline sisselasketorustik, suur FMIC-i kuuler. Ees on meil samamoodi õlikuulerid nii õlile kui siis mootorõlile kui ka roolivõimuõlile. Sisselaskekolle FMIC, trossel on meil 76, umbes 80 mm ja elektrooniline.
pihustid 1500 Boschid. Kütus on meil siin etanol ja mis meil edasi on? Sidur on meil Tenatsi toodang, 3-kettaline ja käigukast on Samsonase otsekast, aga siis H-pattern ja 4-käiguline. Ees samamoodi Weissweb ja Feeli koilid. Ja nii lihtne ongi ehitada ühte seda siis 20 setti. Paned need jupid ja paar korda käib ka buum ja siis kestab ja siis on äge. Siin on ägedad ka karbontükid. Need on HKS-ist, mitte HKS-ist. HGK-st siuksed universaalsed tükid, et saad osta ja saad panna ükskõik siis, mis uksele need külge. Turvapuur on Jako enda tehtud. See on üks esimesi turvapuure, mis ta tegi üldse. Istmed Sparkod, vööd Sparkod. Nüüd ma ronin tuppa. Siia autosse on suht mõnus minna tegelikult. Sest Jako on ka selline pikk poiss. Nii. Siin sees, mis me näeme esimese asjana, Fiber see armatuur, ilusti Alcantaraga, double stitches, värkis, särki. Rool on see Ompi toodang, mis on sükene 2 väikse kettaga. Väga mõnus. Shifter on Pino enda tehtud, Suvi kässar ja custom pedalbox, mis on siis rippuvate pedaalidega. Aju on meil siin Maxeku Race või oli Pro. Ma ei näe ka. Minu mõelest on Race. Oota, muidu ma valetan. Maxeku Race, jah. Ja Samuli on siia tuuni teinud. Auto tegi siis 1,8 barriga tegi 855 obujõudu ja 900 newtonit rummust. Piiraja on 8500. Auto kaalub 1220, mis on üllatavalt kerge tegelikult Supra kohta, sest Supra on ikka paksuke nagu. See on ikka paksuke. Ja nagu ruumikas on. Mulle meeldib. Väga ruumikas on, aga see välja nägemine ikkagi, et sa nagu, ikka tegelikult ei saa aru kaugel kapott on. Ma ei tea, mis ma siin veel rääkima pean. Jako ajaloost, Jako on Viljandi poiss. Muidu olnud eluaeg 36 mees. Kunagi alustas tal oli S50-ga ja turbokana oli E36. See oli sama auto, millega on see legendaarne video siit samast kehala hüppest, mis läks täitsa igale poole maailmasse. Ja Jako on olnud netsimeister. Ja nüüd on tal siis Supra, sest see Supra oli ta unistuste driftiauto. Ja uue aasta plaanidega Jako ei tea, see auto on müügis. Ostke ära. 55 000 vist oli hind. Tean juba ette, et tingida ei saa. Tahate siis võtate. Või rohkem polegi. Suht simpel Supra MK4. Nüüd ma helistan korra Jakole. Küsin, kas ma võin sõõrikusse lasta. Ja. Tšau. Tšau. Kas ma võin proovida ümber Mihkli su autoga sõõrikuid ka teha või? Muidugi. Davai, thanks täiega. Mihklid otsa sõida. Ei sõida. Oi, tšau. Ühesõnaga paneme selle tranduleti käima. Ja siis vaatame, kas me saame sõõrikusse lasta või ei saa. Nii, see on sees. See ongi Jako Pino Supra MK4 järgmiste videoteni. Tšau!